Tere tulemast kuulama Inspiraatorid podcasti. Mina olen Sigrid Säga ja igal nädalal toon sinuni enda mõtteid või pean vestlusi erinevate inspireerivate inimestega, kes jagavad praktilisi tööriistu ja strateegiaid, mille abil sina saad kasvatada oma sissetulekut ja positiivset mõju teiste eludele. Ja kui sa tahad osaleda meie podcastide salvestusel laivis, siis liitu ka meie Inspiraatorid nimelise Facebooki grupiga, mille lingi leiad podcasti kirjeldusest. Ja siit tuleb meie tänane episood. No nii, tere tulemast taaskord selle õppimisneljapäevale. Täna me räägime taaskord koostöödest ja see teema ei ole kindlasti meil siin esimest korda. Kui ma ei eksi, siis see on vähemalt juba 3. korda. Aga koostööd on lihtsalt üks selline asi, mida me ei saa jätta tegemata, kui me päriselt tahame kasvada, kas siis ise inimesena või samas ka meie ettevõttena. Sellepärast, et koostööd on need, mis mingist hetkest, kui sul on süsteemid loodud, kui sul on pakkumine olemas, siis seal võib tekkida sul platoo, kus sa tunned, et edasi arenemine, kas siis tulude kasvu poolest või toote variatsiooni poolest muutub natukene keeruliseks. Ja just koostööd on need, mille abil me saame jõuda päriselt järgmisele tasemele, kas siis võimendada või skaleerida oma tulusid ja ka kasumit tegelikkuses. Inimeste vaheline suhtlemine on see, mis võimaldab meil näha ka võimalusi, mida me üksi ei näe. Need vahepeal need koostööd ei pruugi olla üldsegi sellised, et ma pean tegema kellegiga ettevõtet koos või isegi ühtegi projekti koos. Koostöö võib olla ka midagi palju pehmemat. Ja täna selle laivi jooksul ma tegelikult tahangi jagada erinevaid strateegiliste koostööde formaate, mida sina saad enda jaoks ära kasutada, alustades kõige lihtsamatest, ehk siis kõige vähema pühendusega mõlemale osapoolele, kuni siis nendeni välja, kus on väga suur pühendumuse tase mõlemal. Nüüd koostööde juures ma tahaksin, et sa ka kaasa räägiksid, kui sul tekib mingisuguseid mõtteid või taipamisi, milliseid koostöösid sina saaksid teha. Nii et kui sa seda kuulates tunned midagi ära, tunned, et see võiks toimida, ma tahan seda katsetada, siis anna kommentaarides märku, sest et meil läheb täna loosi ka loomulikult üks auhind. Meil läheb selline äge disainiauhind, nimelt meil on siis üks valatud akrüülmaal, mille on teinud Ülle Puu ja ühe sellise maali saab siis endale üks tänane laivis kuulaja, kes meil samal ajal siis laivis ka kommenteerib. Nii et mõtle kaasa, jaga oma taipamisi, sest et niimoodi me võimendame ka seda sotsiaalset õppimist, et me näeme teiste taipamisi ja saame sealt endale midagi ka juurde võtta. Niisiis, strateegilised koostööd. Nüüd selle 4 aasta jooksul, juba rohkem kui 4 aasta jooksul, mis ma tegelenud olen, siis üsna varakult, juba esimese poole aasta jooksul, ma sain aru, et üksi tehes lihtsalt mingil hetkel tuleb ette kas väsimus, tuleb hetkel lihtsalt teadmatus, kuidas asju edasi teha, kuidas skaleerida. Et väga tihti see üksi tegemine teatud hetkel aitab sind hoida fookuses. Kuid kui me tahame kasvada, siis on meil vaja mingilgi määral tuua sisse keegi teine. Ja ma toon tegelikult välja sellised koostööd just alguses, mis aitasid minul väga palju mõjutada minu brändi levikut, minu nähtamise levikut. Ja samas need aitasid ka tegelikkuses mul endal üle saada ideede takistustest, millest ma lihtsalt üksi välja seda ei suutnud mõelda. Nüüd kõige esimene koostööde tüüp, mida ma soovitangi hakata tegema, on see, et kuidas ma saan üle oma mõttelistest ja mõtteviisi barjääridest sellest, et mis on võimalik teha. Nende jaoks tihtipeale need koostööd olid mul rohkem seotud sellega, et ma osalesin mingisugusel kursusel. Ma pean neid koostöödeks, sest et minu jaoks koostöö on midagi, mis juhtub siis, kui ma olen kontaktis teiste inimestega. Ja ma vahepeal ma enamasti sellistes olukordades olen selle eest maksnud, et olla kas kuskil mentorlusgrupis või kursusel, selleks, et ma saaksin olla selles keskkonnas, kus on teised inimesed,
kellel on potentsiaali mind aidata läbi nendest mõttelistest takistustest. Nii et see on üks tähtsamatest asjadest, mida ma pean just võib-olla pikemaajaliselt ja see on kogu aeg taustal, et meil on inimesi, kellega me saame ideid põrgatada, kelle lugusid me saame kuulda, mis saavad meid inspireerida. See võib olla ka see, et üks asi on inimesed, kes on sinuga samal tasemel. Kui nendel tuleb ideid, siis sealt see tundub hästi ära tehtav. Ja samas, kui me räägime sellisest mentori tasemel koostööst, et siis sa teed kas siis coachiga või mentoriga koostööd, siis sealt, mis võib tulla, on rohkem ka selline inspiratsioon, mis üldse võimalik on. Kuna minul oli alustades selline mõte, et see, kuhu ma tahtsin jõuda, oli minu jaoks selline 10 ja 15 aasta plaan. Ja mis juhtus minu jaoks oli see, et ma saavutasin selle nähtavuse ja justkui isegi selle edu taseme juba 6 kuu jooksul. Et mul tekkis veits selline natukene kriis, sest et ma ei osanud enam suurelt mõelda, ma ei osanud enam unistada niimoodi, et see paneks mind päriselt põnevust tundma, sest et ma olin nii lühikese ajaga saavutanud palju-palju rohkem, kui ma arvasin, et on võimalik. Ja see tekitas minus kuidagi sellise unistamise tühjuse. Ja sellel hetkel oli väga tähtis, et mul oleks kokkupuude inimestega, kellel on suuremad unistused ja kes on teinud suuremaid asju, millele võib-olla ma ise ei olnud suutnud mõelda. Ja sealt ma siis tegelikult liitusin TIR-programmiga, kes sellest kuulnud on Thinking into Results. Ja seal selles programmis ma sain selle lahendatud enda jaoks, et mul ei olnud probleemi enam, ma ei oska unistada või et ükski unistus ei ole piisavalt suur, et mulle elevust jälle tekitada. Nüüd, mis veel aitasid, kui ma olin koos teiste inimestega erinevatel kursustel ja ka mastermindis, nüüd mõne aasta tagasi olin ma siis edukiirendi mastermindis. Ja mis seal tegelikult aitas väga palju oli see, kui teised inimesed jagasid oma lugusid sellest, kuidas nad tõstsid hindu, kuidas see oli väga-väga selline ebakindel protsess, sest et nad ei olnud selles kindlad, aga nad tõstsid seda ja siis läks hästi. Ja just sellised lood on need, et need inimesed on täpselt samas kohas, kus sina oled. Ja sa näed neid tegemas suuremaid ja julgemaid samme. See tekitas ka minus julgust teha neid suuremaid ja julgemaid samme. Nüüd, mis veel sellistest koostöödest, mis justkui annavad ideid? Nüüd tegelikkuses sellest mastermindist tekkis mul üks väga lähedane kontakt ühe konkreetse inimesega sealt, mul Kaido Kubriga. Ja me lihtsalt otsustasime, et me hakkame iganädalaselt koos käima, kuna me mõlemad olime Tartus, siis oligi just see, et loome nagu selle ühise ruumi, saame kokku. Ja see kokkusaamine lihtsalt meil võimaluste sunnil hakkas toimuma minu juures, minu kodus, minu kodukontoris siis. Ja sellest tuli välja üks siiamaani, see on 1,5 aastat meil juba kestnud koostöö, kus me tulemegi kokku, me oleme ühes ruumis, esiteks me alustame sellega, et me lihtsalt räägime, mis on toimunud, mis on olnud väljakutsed selle nädala jooksul, mis muud nagu põnevad taipamised on tekkinud. Ja vahepeal räägime ka lihtsalt mingisugustest sügavamatest teemadest, mis aitavad meil paremini kontakti saada või sõnastada seda, mis on parasjagu tähtis. Ja need vestlused on olnud üliväärtuslikud esiteks sellepärast, et see on aidanud mul luua sellise kontrollpunkti. Nüüd me küll oleme vahepeal sellest iganädalasest liikunud rohkem üle 2 nädala kohtumiste peale, aga siiski see on alati selline väga hea kokkuvõte vaheperioodist, et vaadata, mis on toimunud, teha selline vahekokkuvõte, mis on olnud väljakutsed ja mis minu jaoks isegi võib-olla siin just hiljuti on väga väärtuslikuks muutunud, ongi see, et kui on olnud mingisugused väljakutsed ja mis on jätnud sellise väikse märgi ja vajavad läbi töötamist sisemiselt, siis meie vaheline klapp ja see, kuidas me suhtleme, on ideaalne selleks, et ma saan läbi töötada asjad, mis on jäänud minusse veel kinni. Ja me oleme täiesti erinevates valdkondades oma tegevuse poolest ja meil on täiesti erinevad sihtrühmad, ehk siis ei valdkond ega sihtrühm ei ühenda meid, vaid mis pigem seal ühendab, on lihtsalt
sobivus, lihtsalt see, kuidas me suhtleme, see, kuidas me asju peegeldame, see on meile mõlemale kasulik ja see jõuab meile paremini kohale. Ja ülejäänud osa sellest koosolemise ajast on tegelikult puhas see, et me lähme lihtsalt tööd tegema. Me oleme erinevates ruumides ja me lihtsalt teeme ära asju, mis me teame, et on vaja ära teha. Ja sellist tüüpi koostöö on väga-väga kasulik, kui sinu jaoks on keeruline leida seda fokusseeritud ärategemise aega. Sa leiad kellegi, kes lihtsalt istuks sinuga ühes ruumis ja see on mõlemale kasulik, et see ruum tekib ja selles ruumis olles te mõlemad teete lihtsalt fokusseeritud tähtsaid asju, mis on vaja ära teha. Et minu jaoks jällegi väga ideaalne võimalus teha ära asju, mida ma olen edasi lükanud. Ja ma just tihtipeale planeeringi selliseid asju, mida ma tean, et mulle ei meeldi teha või et ma olen edasi lükanud sellele perioodile, sellele ajale, sest et seal on minu fookus mingil põhjusel palju parem. Nii et sellised võivad olla kõige lihtsamad sorti koostööd. Sa lood lihtsalt mõtete jagamisruumi, vahepeal lihtsalt peegeldamise ruumi, mis on toimunud, mis vajab lahendamist või läbi peegeldamist. Leiad selle inimesega, kellel on lihtsalt klikk ja see inimene ei pea olema seotud sinu valdkonnaga, isegi mitte sihtrühmaga, vaid ta lihtsalt inimesena klapib sinuga. Ja sa tunned ennast mugavalt vesteldes. Ja need sellised koostööd on need, mis minu meelest on kõige pikemaajalised ja need saavad sind kogu aeg taustal toimida. Nüüd teistmoodi mõttekaaslane, mul on ka täiesti teises suunas mõttekaaslane, kes on samamoodi, ta on samas valdkonnas, sarnases valdkonnas ja me saame väga hästi rääkida just tehnilisemaid elemente, strateegilisemaid plaane, mida me tahame teha oma ettevõttega. Ja vahepeal need inimesed ongi erinevad. Vahepeal üks inimene aitab sul lihtsalt peegeldada seda, mis sul sisemiselt toimub ja teine inimene on õige inimene selleks, et peegeldada päriselt strateegiaid, tehnilisi elemente, selliseid mõtteid, mis aitavad sul praktiliselt kasvatada oma ettevõtet. Nii et ära alahinda selliseid pehmeid koostöid, sest et tihtipeale need on isegi veel strateegilisemad kui mingid teised, kus sa teed päriselt koostööd. Sest nendest võib tulla kõige suuremad ideed, sealt võivad tulla plaanid, mis päriselt aitavad sul kasvada, sest et see on ruum loominguks. See on ruum loominguks ja see on ruum ka oma takistuste eemaldamiseks. Et see on ühte tüüpi strateegiline koostöö, mida mina väga fännan ja ma tunnen, et ükskõik kui kaugel sa oma asjadega oled, kui edasi jõudnud sa oled või kui alustaja sa oled, just selline koostöötüüp on igas etapis väga-väga kasulik. Leidagi, kas siis näiteks pead sa seda arengupartneriks ja mis on siin tähtis, ongi see, et ära pane kogu oma vajaduste pagasid selle ühe inimese peale. Võt sul võibki olla mitu erinevat inimest, ühe inimesega sa suhtled paremini nendel teemadel, teise inimesega võib-olla ongi strateegiline ja tehniline pool, mida sa saad arutleda. Aga mis on tähtis loomulikult sellistes koostöödes on see, et see peab olema kasulik mõlemale osapoolele. Ja tihtipeale sellisel juhul need kaks osapoolt, kes koostööd teevad, on mingil määral samal tasemel. Et sellist koostööd on raske teha sellisel juhul, kui üks on väga kaugel ees, sest et kui see üks, kes on kaugel ees, tunneb, et tema ei saa sellest väärtust, siis see ei ole jätkusuutlik. Et kui ainult üks jagab, ainult üks peegeldab tagasi, siis see on rohkem ühelt poolt võtmine, teiselt poolt andmine ja see tasakaalutu olek viib väga kiiresti selleni, et sealt tekib võib-olla mingisugust pinget, mida me ei tahaks sinna tekitada. Nii, kui see sulle kõlama jäi, siis kommenteeri siia. Sa ei pea ühegi inimese nime sinna isegi kirjutama, aga kommenteeri, mis teemal või mis asja puhul sa tahaksid sellist vestluspartnerit. Kellega oleks hea lihtsalt vahepeal maha istuda, peegeldada, võtta elu kokku, mis juhtunud on või tööalane asi kokku. Et mis valdkonnas, mis teemal sa tunneksid, et sinule pakuks kõige rohkem väärtust vestluspartner? Et jään neid kommentaare ootama.
Nii, aga lähme järgmise kategooria juurde. Ja ma mainisin ka seda, et üsna alguses oma tegevuses ma lõin teatud koostöösid, mis aitasid mul suurendada oma nähtavust. Sest et just alguses, kui sul ei ole veel oma jälgijaskonda väga palju, sul ei ole meililisti, siis üks tähtsamatest strateegilistest eesmärkidest on tõsta seda nähtavust, saada rohkem seda nähtavust ja tuntust ja suuremat ligipääsu oma sihtrühmale. Siis sellisel juhul tulevad juba natukene sellised, ütleme siis projektipõhisemad koostööd väga-väga suurena esile. Ja üks sellistest asjadest, mida mina hakkasin tegema, oli podcast. Tollel hetkel see tegelikult isegi ei olnud podcast, vaid sellise sama meie õppimisneljapäevad. Ja ma otsustasin, et ma tahan luua väärtust meie kogukonnale läbi selle, et me toome erinevaid külalisesinejaid siia iga nädal, kas mina ise räägin või siis külalisesinejaga koos mingil konkreetsel teemal. Ja päris aus olla, siis ma alguses isegi ei tuvastanud seda kui nähtavust kasvatava tegurina, vaid minu jaoks oli see lihtsalt see, et ma tahan oma kogukonnale väärtust luua. Ja samal ajal ma saan ka sellega kellelegi teisele väärtust luua, kui ma kutsun selle inimese, siis isegi kui alguses see kogukond ei olnud väga suur, siis ikkagi see inimene sai väga spetsiifilisele sihtrühmale ligipääsu ja kui see sihtrühm on nende jaoks väärtuslik, siis see on jällegi ka nende jaoks nähtavuse suurendamine. Ja see oli täiesti tasuta, mina tolle nagu ei küsinud mingisugust esinemistasu selle eest, võt see oli nii-öelda võit igale osapoolele selles. Lihtsalt, et saadagi kasvatada kogukonda, kasvatada seda väärtust kogukonnale ja luua tegelikult siis ka suhteid teiste tegijatega. Ja läbi selle ma sain üsna kiiresti päris mitmeid Eesti selles valdkonnas tegijate selliseid suuri nimesid meile rääkima. Meil oli Timo Porval, meil oli Roland Toko, kes tuli, meil oli veel mitmeid erinevaid inimesi, kellel olid oma raamatud välja andnud, kellel olid oma suuremad kogukonnad. Ja läbi selle ma tegelikult hakkasin märkama, et kuna me mingil hetkel hakkasime panema neid osasid välja ka siis YouTube'i ja Spotify'sse ja me tegime igast osast ka siis blogipostituse oma kodulehele, siis mis juhtus oli see, et jällegi me tegelikult ei planeerinud seda teha, aga Google otsustas, et need blogipostitused on vist piisavalt hästi tehtud. Ja kõik need inimesed, kes käisid meil, kui sa panid otsingusse nende nime, siis meie podcasti ja see blogi oli üks esimestest, tavaliselt oli ta kas esimene või teine otsingu tulemus, mis üles tuli, mis näitas, et esiteks see väga palju parandas meie Google'is otsingut, inspiraatorite brändi tõi rohkem välja ja samas ka mind ennast, sest et see, et ma olin samas pildis nende inimestega, kellel juba oli loodud teatud maine, siis see automaatselt tekitab sellise aura jagamise. Ja hakkasin seda märkama siis, kui ma hakkasin saama meie jälgijatelt siis tagasisidesid või küsimusi teemadel, mida mina tegelikult ise ei teadnud, sest et külalisesineja oli sellest rääkinud. Ja ma sain aru, et inimestel tegelikult, kui mina olen seal kõrval ja sellest teemast räägitakse, siis see kuidagi automaatselt kandub üle, et ma tean, et ma saan Sigriti poolde pöörduda, sest et see oli see teema, millest ta sees oli. Ja läbi selle ma nägin, kuidas minu enda maine hakkas paranema. Inimesed teadsid, kes ma olen, sest et kui me jagasime selle inimese osa, siis loomulikult see läks ka nende jälgijaskonna juurde ja mul ei olnud isegi vaja palju rääkida, ma olin lihtsalt samas pildis nende inimestega. Ja see oli see, mida oli vaja, et saada usaldust ülesse. Et esimese aasta jooksul see mängis päris suurt rolli, et kuidas ma oma nähtavust kasvatasin. Ja jällegi, see ei pea tegema podcasti, ka midagi võib-olla nii suurt. Meie tegelikult lihtsalt taaskasutasime seda, mida me nii või teisiti teeme, milleks on need õppimisneljapäeva laivid. Ja lihtsalt otsustasime ta panna erinevatesse formaatidesse.
osa sellest otsusest või tegelikult see, mis lükkas selle otsuse käima, oli see, et meie jälgijaskond või meie, kes meil grupis olid, inspiraatorite grupis, küsisid, et kas on võimalik seda ka kuidagi väljaspool Facebooki tarbida. Et Facebook ei ole kõige mugavam video vaatamisplatvorm, sest et seal vahepeal, eks ju, see ekraan läheb kinni ja siis see kaob ära ja siis ta ei salvesta ära, kuhu ta pooleli jäi. Nii et see tekkis nagu lihtsalt mugavuselemente kuulajatele ja me lihtsalt vaatasime, et okei, et tegelikult ei ole see ülikeeruline, kui me paneme selle erinevatesse formaatidesse, siis nii helifailina, siis Spotify'sse, videona me saimegi kohe YouTube'i panna ja see oli juba nagu meie enda lisa see, et aga siis loome juba nagu tekstisisu ka, et blogi, mis aitab kodulehte paremini esile tuua ja siis samamoodi see tegelikult tekitas meile materjali, mida iganädalaselt jagada meie uudiskirja meililistile. Et me ei pidanud mõtlema välja erinevaid asju, mida oma kanalitele panna, vaid me pigem kasutasimegi ühte olemasolevat nii või teisiti toimivat asja, mille me siis konverteerisime teisteks formaatideks. Aga ja, kui sul on võimalus saada sama pildi peale inimestega, kellel juba on mingisugune hea maine, eriti hea on see, et kui sellel maine on kas sinu sihtrühmale, ehk siis temal on sinu sihtrühma inimesi, siis tasub leida neid võimalusi, kuidas sina saad neile väärtust luua ja vahepeal ongi see, et sa pakud neile enda lava. Et see on kindlasti üks väga äge tegur, mida kasutada ja siit laieneb ka see, et kui sul õnnestub päriselt teha koostööd ja tehagi näiteks koostöös koolitus, mida mina tegin just esimeste väljakutsete juures ka, oli see, et meil oli see väljakutse tavaosa, mis oli siis tavaliselt meil tasuta väljakutse põhiosa ja siis meil oli VIP. Ja VIP oli see, kuhu ma reeglina kutsusin kellegi teise juurde. Meil oli Kai Oja, kellega ma sain kohe tegutsemise alguses kontakti ja ma tean seda kindlalt, et esimesel väljakutsel, mille ma tegin koolitajatele, ma sain päris palju inimesi osalema just sellepärast, et meil oli Kai Ojaga see koostöös teatud kohad, et Kai oli meil külalisesinejana seal. Ja ma tean, päris mitu inimest on jaganud, et tänu sellele, et nad nägid Kai Oja pilti meil reklaamides, nad otsustasid ka registreeruda. Ja sealt tuli siis kontakt minuga, et kui sa saad nad külalisesinejaks ja loomulikult sellisel juhul, kui meil oli VIP ja VIP oli tasuline, siis ma jagasin sealt seda tasu külalisesinejaga. Et see oli ikkagi nagu tasuline esinemine tihtipeale ja sealt lihtsalt oli mõlemale ka siis see rahaline tulu, mis sealt tekkis. Aga minu jaoks jällegi, mis oli kasulik, oli see, et ma sain olla samas pildis, ma sain olla pildis inimesega, kes oli juba omale maine loonud, kes oli tuntud, teatud ja tänu sellele tegelikult ma sain osaliselt inimesi juurde, kes tulidki tegelikult selle külalisesineja peale. Nii. Mis mõtteid sul selle peale tekkis? Mida sina saad teha, et hakata usalduse aurat jagama kellegiga, kellel see juba on? Mis on sinu jaoks need võimalused, mida sa saad teha? Vahepeal võib-olla läheb õnneks on see, et ka paljud inimesed, eks ju, teevad ise podcast'e ja võib-olla sa ei hakka ise tegema seda näiteks oma kogukonnale iganädalast väärtust pakkuvat asja, aga väga paljud inimesed, kellel on podcast'id või sellised kogukonna laivid, nad otsivad esinejaid ja kui sa oled märganud, et seal on midagi, mida sina saad pakkuda sellele sihtrühmale, siis sa saad jällegi ühendust võtta ja uurida ja pakkuda ennast välja. Et kas neile pakuks see huvi, kui sa tuled ja jagad sellel teemal väärtust, et sa saad ka niimoodi nende inimestega ühte pilti, aga jällegi julgus lihtsalt küsida on siin esiplaanil, sest et kui päris ausalt, siis kui ma tutvusin Kai Ojaga, ma ei teadnud, kes ta on. Ma ei teadnud, mida ta on loonud ja mis on tema lugu, kui päris aus olla. Kai oli lihtsalt valmis aitama mind küsimusega, mille ma panin ühte kogukonda
ma tahtsin, küsimus oli selle kohta, et mis on peamised takistused koolitajatel just seal teekonna alguses. Ja Kai oli väga lahke, ta pakkus mulle, et aga teeme kõne. Et ma jagan natukene sellel teemal ja me lihtsalt tegime kõne, ma ei teadnud, kes ta on, aga meil oli väga huvitav kõne sellest, et mis pidi olema pool tundi kõne, sai meil 1,5 tundi ja me mõlemad väga nautisime seda kontakti, mis seal tekkis ja siis ma lihtsalt küsisin, et kas ta oleks valmis või nõus olema külalisesineja ja ta oli nõus sellega ja kui päris aus olla, kui ma oleks teadnud nagu kogu seda lugu, mida Kai on loonud oma tegevusega ja oma tegutsemisaastatega, mul ei oleks olnud seda julgust küsida, sest et kes olen mina? Minu jaoks oli see ka alguses väga-väga suur selline takistav tegur või mõtteviis, millest mul tuli üle saada ja aru saada, et tegelikkuses alati on okei küsida. Ja vahepeal sa saadki eisid, vahepeal lihtsalt ei saa tulla ja see on okei, aga väga tihti nendest eidest, paljudest eidest, mis sa arvad, et on neid, saavad jaad. Ja sul ei ole väga palju neid vaja, et juba võimendada tohutult seda nähtavust, mida see üks jaa sulle tekitab. Nii. Nähtavuse kasvatamine siis läbi ühiste lavade jagamiste on siis üks strateegiline, see on väga strateegiline koostöö, mida sa saad luua ja olla ka teadlik. Nüüd jällegi, mis aitab saada nendele lavadele? Jällegi oma kogemusest ma tean väga hästi seda, et eelistatakse inimesi, kellega on kas ühine keskkond või on mingisugused sarnased valdkonnad. Nüüd ma tean, et üks koht, kus ma sain esiteks kõige rohkem inimesi endale lühikese perioodiga külalisesinejateks, olid need mentorlusgrupid, kus ma ise olin osaleja ja kus teised olid osalejad. Ja väga tihti juba see aitab kvalifitseerida, kas ma olen valmis sinu juurde tulema või kas ma olen valmis kellegi juurde minema külalisesinejaks, kui mul on lihtsalt see seos, et me oleme ühes mentorlusgrupis. See on väga suur erinevus, sest et see oleneb ka tegelikult programmist, aga no hoopis teine tunne on, kui sa tead, et see inimene on maksnud mitu tuhat eurot, et olla selles grupis. Versus see, et see on koolitus, kus kõik osalejad maksid selle eest paarkümmend eurot. Ja juba lihtsalt see teadmine, et me kõik oleme investeerinud, et selles grupis olla, tekitab mul palju suuremat usaldust nende inimeste vastu, kes seal on. Isegi siis, kui ma ei ole nendega väga palju suhelnud ja ma ei tea võib-olla isegi täpselt, mida nad teevad, juba lihtsalt nendega ühes ruumis olemine, teadmine, mida see võttis, et sellesse ruumi saada, on piisav, et luua see usaldus. Et ei tasu alahinnata neid gruppe, mis ma siin esimesena välja tõin, et kui sa oled kellegiga koos erinevatel kursustel ja mentorlusgruppides koos, need grupid on ühed lihtsamad kohad, kus luua üksteise vahel usaldus, sest et nendesse gruppidesse saamine võis olla juba mingisuguse sisenemisbarjääriga. Nii, millised strateegilisi koostöid on veel? Nüüd, need kaks versiooni, ma ütleks, et on sellised lihtsamad. Need on üsna väikese pühendumise tasemega. Nii, ütleme siis, see ei võta mingisugust tükki küljest ära või see ei pane teid sellesse kohta, kus te olete sunnitud pikaajaliselt koostööd tegema. Nüüd, kui me räägime järgmisest etapist, et siin tegelikult mingil määral juba mainisin, et sa võid tuua kedagi külalisesinejaks, on esimene tase, järgmine tase on see, et sa teed kellegiga päriselt näiteks 50-50 nagu kogu projekti koostöös. Ja et see on koos üles ehitatud, see on koos turundatud, ehk siis nii mõlemad kasutavad oma turunduskanaleid, et seda asja välja tuua. Ja see on minu meelest üks väga tähtis element, sest et ma olen näinud ka selliseid koostöösid, kus justkui on, et ja, et me teeme koos ja siis otsustatakse lihtsalt, et üks inimene vastutab kogu turunduse eest, sest et see inimene natukene parem selles. See ei ole hea võrdväärne koostöö.
sest et kui mõlemad panustavad koolitamisprotsessi, siis mõlemad peaksid panustama ka turundusprotsessi, ükskõik kui väike on kummagi inimese sihtrühm. Sest et need koostööd, selle kõige suurem kasu on just sellest turundusprotsessi jagamisest. Ka koolitamise ja see info ja see, nagu mida te suudate koos luua, kas see on väärtuslik, aga see suurem kasu, see põhimõte, miks üldse kellegiga koostööd teha, on see, et see turundusprotsess saab olla jaotatud ja sihtrühmad saavad seguneda. See toob mõlemale poolele kasu, sest et eks ju mõlemalt poolt tuleb erinevaid inimesi, kes muidu võib-olla selle teise inimesega kokkupuudet ei looks. Nii et kui sa lähed sellisesse koostöösse, siis arvesta sellega, et panusta ka kindlasti turundusse. Sest et olgem ausad, isegi kui keegi oskab koolitajast hästi turundust, on väga vähe tõenäoline, et see inimene on turunduse fänn. Sest et kui me oleme koolitajad, siis turundus on midagi ja müük, mis paratamatult käib kaasas sellega. Meil tuleb seda teha ja ma võin selles isegi väga heaks saada. Ma arvan, et ma olen üks eranditest nendest, kellele meeldib seda teha, aga ka minule jääb mõru maik suhu, kui ma teen kellegiga koostööd ja asi, mida jagata, on turundusprotsess. See, et kui on lubatud, et ma teen need postitused ja meil on see postituste kava, mis peavad kummagi profiilile välja minema ja seda ei tehta, siis see on üks suurimatest põhjustest, miks üldse koostööd teha. Ja kui seda koostööd ei tehta, siis läheb natukene mõnudaks. Aga jah, nende selliste koostööde siis peamine sellised eesmärgid strateegilised on sihtrühmade jagamine ja teine pool ongi see, et kombineerida teadmisi ja kogemusi, et luua lisandväärtust või täiesti teistsugune ja järgmisel tasemel väärtus nendele sihtrühmadele. Mõlemad on tähtsad ja ma ütleks, et selline koolitusprotsessi jagamise võimalus annab sulle tegelikult väga-väga suure võimaluse luua taipamisi enda valdkonnas, mille peale sa ise muidu ei tuleks. Et jällegi see aitab meil näha kaugemale enda kastist, see aitab meil avada maailma ja uusi võimalusi üldse, mille läbi või kuidas selgitada asju. Et see on ka üks põhjus, miks mulle meeldib teha koostöösid, sest et see toob sisse teistsugused teadmised, teistsugused kogemused ja loob mulle tänu sellele uusi taipamisi, kuidas ma saan seda, mida ma teen, paremini teha. Nii, minu küsimus sulle. Milliseid selliseid ühisprojektide koostöösid sa oled juba varem teinud? Ja kui sa ei ole varem teinud, siis milliseid sa saaksid teha? Sest et tegelikkuses on täiesti okei, kui on kokkuleppeliselt ka eraldatud see. Sul võib olla koostööpartner, kes koolitamise osas üldse kaasa ei aita, aga ta aitab turundamise osas. Ehk siis sul ongi turunduspartnerid. Ja seal üldiselt on siis ikkagi mingisugune tasu jagamiskokkulepe, mingi protsendipõhine nii-öelda siis vahendustasu, mille nad saavad, kui läbi nende tulnud inimene siis päriselt ostab sinu pakkumist. Ja tõesti, võib olla ka koostöö, kus sul ongi inimene ainult võetud sisse külalise esinejana. Aga sellisel juhul samamoodi seal on kindel kokkulepe sellega, et seal neil ei olegi kohustust seda jagada, vaat nad on justkui nagu sisse ostetud koolitaja. Sellisel juhul see peab olema selge ja sellest sõltub ka tasu. Et kui ei aidata nagu sellele tehnilisele ja turundusprotsessile kaasa, siis üldiselt see tasuprotsent ka, mida see teine koolitaja saab, sõltub siis sellest natukene. Nii, sellised strateegilised koostööd. Nüüd, mis on veel? Võib-olla selline... Ma tulen korra tagasi lihtsamate juurde, sest et mul just hiljuti tegelikult jagas üks hea sõbranna ühte väga lihtsat viisi, kuidas tegelikult teha koostööd. Ja jällegi, see võib olla midagi, mida sa saad lihtsamini teha inimestega, kellega sa oled samas äkki mentorlusgrupis osalejana või kursuses osalejana. Inimestega, kes on natukene sinuga kokku puutunud. Ja mida sa saad teha? Küsi tagasisidet. Isegi kui nad ei ole läbinud
sinu kursust või koolitust, siis ühte sorti tagasisidet sa saad alati küsida ja see on tagasiside sinu kui inimese kohta. Ja sellised tagasisided on väga head, need on universaalsed, sest et kui sa näiteks oled alustamas mingisugust uut kursust või koolitust, mille kohta sul ei ole varasemat osalejate tagasisidet, siis mis väga hästi aitab ongi, eriti kui need inimesed on mõjuisikud, nende nimedel on tugev usaldustase, siis lihtsalt see, et nad ütlevad sinu kohta midagi hästi, on väga hea tagasiside ja sotsiaalne tõestus, mida sa saad kasutada siis nende uute kursuste promomisel. Ja lihtsalt ka see, et kui seal on need nimed taga, siis see aitab sulle luua seda lisausaldust, et sa oled nende inimestega kontaktis ja neil on midagi sinu kohta öelda. Ja see on väga lihtne, see võib olla paar lauset tekstina ja kui sul on näiteks kokkusaamised, tee kiire video. See on ülilihtne, see ei vaja jällegi palju pühendumust, inimene lihtsalt on hea, kui sa oled nendega natukene kontaktis olnud, et sa oskad nende kohta öelda mingisuguse kirjelduse, kes nad on, millised nad on ja miks see inimene näiteks sulle meeldib selle poolest, kes ta on. Jälle, väga lihtne, väga strateegiline muideks element, mida sa saad kasutada oma asjade turundusel lihtsalt sellepärast, et sa oled inimestega ühes ruumis ja natukene paremini tuttavaks saanud. Kelle käest sina saaksid seda küsida? Millistes gruppides oled sina, kus sa saad tegelikkuses kokkupuute inimestega, kes võiksid anda sulle tagasisidet lihtsalt sinu enda kohta? Ja tagasisidedest rääkides meil edukiirendi mastermindis, mis nüüd hakkab 3. aastat ka jooksma, siis ma tean, et üks äge asi, mida päris mitu inimest sealt mastermindist ära kasutasid, oli see, et nad tegid eripakkumise siis nendele, kes olid mastermindi osalejad. Ja see põhimõtteliselt oli niimoodi, et see küll, neil olid mingid kursused, suured kursused, mis olid tulemas ja sa said ennast kirja panna. Seal oli küll see, et selleks, et ennast kirja panna, seal oli nii-öelda justkui see pühendumustasu, aga seal oli tingimus, et kui sa teed kursuse lõpuni ja teed tagasiside sellele kursusele, siis kogu see raha makstakse sulle tagasi. Ehk siis seal oli, et piisavalt pühendumust selle rahalise panusega alguses, et ma teen selle lõpuni, sest et me kõik teame, kui hästi nendega läheb, kui sa lased inimestel lihtsalt tasuta asju teha, siis on suur tõenäosus, et nad ei jõua lõpuni ja siis ei ole sellest tagasisidest ka palju kasu. Nii et see tegelikult on päris hea mõte, et kui sa pakud kellelegi võimalust justkui teha see tasuta, siis küsi kõigepealt see pühendumuse maks, pühendumuse maks, mis aitab inimesel päriselt kohale tulla, see lõpuni teha ja pühenduda sellele, et nad annavad ka selle tagasiside. Ja ma tean, et sealt saadi väga head tagasisidet, video tagasiside klippe ja kuna need inimesed olid päris mitmed ka nimede poolest mõjukad, siis seda enam oli see kasulik, sest et sa said kursuse kohta tagasiside inimestelt, kellel oli väga usaldusväärne nimi. Et jällegi põhjus, miks tasub olla osa mingisugustest gruppidest, sellistest nišigruppidest, sest et kui sa ümbritsed ennast inimestega, kellel on oma valdkonnas juba tehtud nimi, siis see on parim koht, kus sa saad leida erinevaid strateegilisi, ka väikese pühendumusega koostöövõimalusi, mis aitavad sul nähtavust kasvatada, usaldust kasvatada ka enda sihtrühma juures. Nii. Aga ma ootan sinu kommentaare, mis mõtteid sinul on tekkinud praegu, mida sa saad juba kasutada enda jaoks, sest et kommenteerijate vahel me loosime välja ka ühe ägeda auhinna, meil läheb valatud akrüülmaal loosi. See on asi, mida ma olen ise alati teha tahtnud, nii et ma väga-väga mäletan, kui äge see protsess on ja kui ma teen seda uuesti, siis ma kindlasti tahan teha veel erinevaid versioone endale ja sul on ka võimalus saada see siis endale lihtsalt praegu üks maal ja tegelikult siin Üllel on mitmeid töötubasid ka, kuidas neid akrüülmaale valada. Siin Jane ka juba tõi välja, et ta on osalenud ja on väga-väga soovitab seda, nii et selline akrüülmaal läheb siis meil loosi. Nii et kes
tahavad endale ühte ilusat kujunduselementi koju, siis kindlasti andke siin kommentaarides märku, mis mõtteid ja taipamisi see on sinus juba tekitanud. Nii. Ma tunnen, et ma olen ära jaganud kõige tähtsamad nendest strateegilistest koostöödest, mis ma ise olen kasutanud, mis ise on esile tekkinud ja võib-olla selline peamine mõte, mis ma tahaksid kaasa anda, on see, seda on ka Roland Tocco tegelikult väga palju jaganud, kui me oleme koostöödest rääkinud, on see, et kui sa lähed suhtlema kellegiga, siis number 1 eesmärk on alati luua selle inimesega pikaajaline suhe. Ehk siis isegi siis, kui sa lähed inimesega rääkima, teades, et sul on mingisugune eesmärk, midagi, mida sa tahaksid nendega koos teha või sa näed, et see, mida nad teevad, aitavad nagu väärtust luua ka sellele, mida sina teed. Ja isegi siis, kui sul on see nii-öelda strateegiline eesmärk selle inimesega suhtlemisel, siis see ei pruugi saada teoks esimesel kohtumisel, esimesel kontaktil. See võib olla midagi, mis võtab aastaid, et päriselt tehtud saada, aga kui sul on alati esiplaanil see, et ma tahan luua pikaajalist suhet selle inimesega, ehk siis kui ma näengi, et see ei ole tema jaoks praegu väärtuslik, sellel hetkel lihtsalt, see ei ole tema jaoks see, mis pakub talle väärtust, siis ei ole vaja suruda seda peale, vaid pigem ongi selles, et kuidas ma saan sulle lihtsalt väärtust pakkuda, et luua pikaajalist suhet. Sest et kui sa oled kellegiga pikaajalise suhte loonud ja lihtsalt see, et sul on hea kontakt, on väga suur tõenäosus, et seal tekib veel rohkem igasuguseid võimalusi, mida sa võib-olla ise varem ei teadnud. Ma toon välja ühe näite. Me oleme tegelikult Roland Toccoga teinud nüüd aastaid koostööd erinevates vormides. Ja kui päris aus olla, meil oli vähemalt aasta on olnud see tunne, et nagu, et me tahame teha milleski nagu rohkem koostööd, aga me ei leidnud seda viisi, kuidas me saaksime rohkem oma jõud ühendada või lihtsalt nagu ei sobitunud tol hetkel kas ühe eesmärkidega või teise eesmärkidega. Ja mis veel nagu mängis rolli, et me ei leidnud kuidagi seda klappi, kui me olime mõlemad koolitajad, koolitaja rollides. Me olime teinud, eks ju, varem väljakutseid, olin aidanud Eduakadeemiat mitmete väljakutsete läbiviimisel ja me olime siis eraldi veel teinud mingisuguseid meistriklasse, kus me siis olime mõlemad koolitajatena seal puldis. Aga midagi oli nagu puudu, aga me hoidsime seda koostöösuhet ja me tegime seda, mida me tol hetkel saime teha. Kuni siis selle aasta alguses oli see koht, kus ma otsustasin, et ma tegelikult ei taha enam koolitajana rolli võtta ja ma pigem tahaksin astuda tagaplaanile. Ja see oli täiesti ootamatu koht, sellepärast, et kui Roland kutsus mind sinna koosolekule selle välismaise projekti, välismaise mastermindi loomise kohta, siis seal ei olnud mingisugust sellist eesmärki, et miks ma seal olen. See oli lihtsalt grupp inimestest, kes ta arvas, et seal võiksid olla ja ei tea veel täpselt kuidas, aga kuidagi võib-olla leiab selle kasuteguri, et kuidas keegi saab panustada. Ja tolles kohtumises ma sain aru, et ma tahaksin olla see tagataust, see, kes põhimõtteliselt see projektijuht, kes juhib igasugust seda tehnilist ja süsteemset poolset tagataustal, et koolitaja seal ees saaks olla väga ilus, särav ja professionaalne. Ja jällegi, see ei olnud isegi asi, mille peale Roland oleks osanud mõelda, sest et tema peas olin mina koolitaja. Ja mina olin ka koolitaja olnud. Ma tegelikult enne seda ei oleks osanud või julgenud ennast pakkuda sinna, sest et see oli roll, mida ma varem tahtsin vältida. Sest ma tahtsin olla koolitaja. Aga nüüd, kui ma enam koolitaja ei tahtnud olla, siis mulle avanes see hoopis teine roll. Ja me lõpuks leidsime selle viisi, kuidas me saame teha palju suuremal määral koostööd ja panustada just erinevatest kohtadest, erinevate oskustega, aga need olid täpselt need pusletükid, mida oli vaja kokku panna, et luua midagi veel suuremat ja võimsamat ja täpselt seda, mis me tundsime, et me tegelikult juba tükk aega olime tahtnud leida. Et vahepeal lihtsalt inimesed ei ole valmis selleks ja ma arvan, et ka see koostöö vajas küpsemist. See vajas seda, et mina
jõuaksin sellesse kohta, et ma tahtsin välja astuda sellest koolitaja rollist, mis mul oli olnud ja võtta hoopis see teine roll, milles ma tean, et ma olen ka väga hea ja ma täiega naudin seda nüüd ja anda siis tegelikult see roll, mis seal eesotsas on, see näoroll siis Rolandile, et tema saaks olla seal täpselt see, kes ta kõige paremini oskab olla. Nii et koostööd vajavad vahepeal küpsetamist. Ja see tähendab, et vahepeal sa teed mingisuguseid väiksemaid asju seal eespool, lihtsalt, et hoida head suhet ja leida nagu viise, kuidas teha midagi koos. Kõik ei pea kohe juhtuma, aga kui sul on hea suhe loodud, hea usalduse baas loodud, siis tegelikkuses sealt võib välja tulla koostöid, mida kumbki ei oska ette näha. Sest et lihtsalt ei ole olnud õiged tingimused või õige aeg, aga lõpuks, kui need tingimused klapivad, siis see on midagi palju suuremat, kui kumbki oleks osanud arvata. Nii et siin koostööde loomine on väga põnev ja need on tegelikkuses, need võimalusi on igal pool. Võtate enda ümber ringi. Mõtle, kes on juba need, keda sa tead, kellega sa saaksid ühendust võtta ja kas või alusta sellest, et kas see on okei, lihtsalt põrgatada mõtteid. Teeks ühe kõne, saaks kokku, teeks ühe tee kohvikus ja peegeldaks, mis on toimunud ja mis on nagu praegusel hetkel tähtis ja fookuses, et aidata mõlemal tulla nagu kohale, teha väike analüüs ja leida see, mis on mõlemale kasulik fookus ja see fookus võib olla täiesti eraldiseisev, see ei pea teid kokku tooma millekski suuremaks, vaid lihtsalt annab võimaluse jagada. Sest et just üksikkoolitajana tegutsedes, ma arvan, et kõige rohkem meil on vaja neid kohti, kus meil on võimalus peegeldada, kõva häälega välja öelda asju, mõtteid, väljakutseid ja vahepeal ongi see, et me ei vaja, et keegi annaks meile vastuse, vaid meil oleks vaja, et keegi lihtsalt kuulaks mõistmisega. Ja me saame need vastused ise sellest vestlusest ja sellest jagamisest. Et ära mõtle üle ja samas hoia silmad lahti, sest et need strateegilised koostööd võivad olla palju lähemal, kui sa arvad ja nad võivad tekkida palju lihtsamalt, kui sa arvad. Niisiis, kuna meil on üks võidukas kommenteerija, siis Jane, ma tean, et sa oled osalenud Ülle juures akrüülmaali valamisel, aga sul on võimalik siis, mitte võimalik, vaid sa võidad veel ühe selle ägeda maali ja kes on sellest huvitatud, kuidas akrüülvaale valada ja teha seda võib-olla ägeda grupiga koostöös. Miks mitte võtta kokku inimesed, kellega võiks strateegilisi koostöid tekkida ja minna akrüüli valamise töötuppa, sest et ka sellised tegevuste jagamine on see, mis toob inimesi kokku ja miks mitte luua selline ühistegevus. Nii et Jane, kirjuta meile info@inspiraatorid.ee, et sa võitsid selle ja me saadame sulle info, kuidas see akrüülmaal saab sinuni jõuda. Ja teistele, kes on siis huvitatud sellest, siis see link selle töötoa kohta on olemas meil siin samas videokirjelduses. Aga aitäh sulle tähelepanu eest ja jaga mulle päriselt, ma ootan neid kommentaare. Ma tahan teada, milliseid koostöid sina oled loonud, sest et ma olen 100% kindel, et ma ei ole isegi suutnud seda jäämäe tippu ära näha, milliseid koostöid on võimalik teha, nagu nii mikroskoopilistest asjadest, kui vähegi võimalik suuremate asjadeni. Mis on veel, millest saab luua vastastikuselt kasu? Nii et jaga meile siia kommentaaridesse, jaga ka teistele, millised on olnud sinu jaoks strateegilised koostööd, mida sa oled teinud nii väiksemal või suuremal määral. Millised on need võimalused, sest et kui me jagame neid, siis me õpime neid märkama. Võib-olla sa oled teinud midagi, mida mina ei tea või mida keegi teine kuulaja siit ei tea. Just sellepärast on tähtis, et me jagaksime neid mõtteid, jagaksime neid erinevaid versioone, sest et siis me suudame olla teadlikud, märgata neid võimalusi, kuidas ka meie saaksime neid koostöid luua. Nii et
sellega tänaseks kõik. Aitäh sulle tähelepanu eest ja kohtume juba minuga uuesti 2 nädala pärast. Järgmisel nädalal on meil siin eetris Tunne inspiraatorit vestlussari koos Armin Pajulaga. Mõnusat nädala jätku ja järgmiste kohtumisteni. Tšau! Kui sa said sellest osast väärtuslikke taipamisi, siis kindlasti jaga seda podcasti osaga kellegi teisega, sest üheskoos saame me aidata rohkematel inspiraatoritel oma teekonnal edukad olla. Ja kindlasti jälgi ka meie podcasti, sest siis saad sa esimeste seast teada, kui meie järgmine osa välja tuleb. Ja juhul, kui sa oled kohas, kus sa tunned, et oleks vaja natukene tuge ja juhendamist, kuidas päriselt luua nii finantsilist tulemust kui ka paremini inspireerida, siis vaata lähemalt meie Inspiraatori teejuhi programmi. Ja Inspiraatori teejuht sisaldab meil üle 50 tunni praktilisi koolitusi, lisaks üle 80 tehnilise abivideo erinevatest programmidest, et sa saaksid üles ehitada süsteemid, mis toetavad sinu ajalist vabadust. Lisaks veel mitmeid juhendeid, kontrollnimekirju, mis aitavad sul erinevad protsessid üles ehitada. Nii et kui see pakub sulle huvi ja sa tahad kiirendada oma eduprotsessi, siis vaata lähemalt sigritsaga.com/inspiraatori _teejuht. Ja kohtume juba järgmises episoodis.